Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik algis lisada juurde oma tabelisse ridu ja veerge ja samamoodi, kuidas need on võimalik kustutada. Tegelikult võib öelda, et enamus tabeltöötlusprogrammides toimib see täpselt ühtemoodi. Ja siin ka samuti on esiteks selle jaoks olemas kaks võimalust. Kõige mugavam võimalus on selline, et te klõpsate selle veeru tähe peal, millest vasakule poole te soovite uut veergu lisada. Ja klõpsate parema hiireklahviga. Ja avanenud rippmenüüst on siis selline käsk nagu lisaveerud. Ja kui ma soovin rida lisada, siis rea puhul peab teadma seda, et lisatakse alati märgitud või klõpsatud reast üles poole. Ehk siis samamoodi teen, näete rea number 7 peale parema hiireklõpsu ja siin on ilusti olemas selline käsk nagu lisaread. Kui ma tahan korraga mitu rida lisada, siis ma võin näete ka teha niimoodi, et ma märgin ära 3 rida ja seejärel teen ühe nendest peale parema hiireklõpsu ja avanenud menüüst võtan lisaread. Ja näete, et üles poole lisati 3 rida. Täpselt sama on ka veergude puhul. Kui te mitu tükki ära märgite, teete ühe tähe peale parema hiireklõpsu, siis avanevast menüüst lisaveerud. On võimalus lisada ridu ja veergega kasutades selleks menüüd. Ja enne kui menüüd kasutada, peaks siis jälgima, kus on aktiivne lahter. Ja jätma meelde, et juhul kui te ka käsupõhiselt lisate uue rea või veeru, siis veerg pannakse alati aktiivsest lahtrist vasakule ja rida alati ülespoole. Ja menüü selle tarvis on lisamine menüü, kus siis on näete valik read, lisate üks rida ülespoole ja kus on samuti olemas siis valik veerud, lisate üks veerg vasakule poole. Nüüd kui ma soovin neid kustutada, siis selle jaoks ma märgin ära soovitud veerud. Eelnevalt, kui me õppisime märgistamist, siis õppisite ka selle ära, kuidas erinevatest kohtadest ja mitu välja valida. Ja seejärel jällegi, kui on välja valitud, võib teha parema hiireklõpsu, ühe välja valitud veeru tähe peal ja valik kustuta veerud. Täpselt samamoodi võin ma kustutada ära üleliigsed read. Märgin ära kontrollklahvi all hoides need read, mida ma enam ei soovi ja nüüd ühe rea numbri peal parem hiireklõps ning avanevast menüüst valite käsu kustutage või kustuta read.